Okay, well, thank you very much for coming. I can be very brief because you have our statement in English and Estonian. So let me very briefly summarize. We see the recovery still ongoing, but slowing last year. But a lot of uncertainty around that because other indicators such as rising real wages, taxes, and so on suggest somewhat higher activity. On balance, we see your economy as pretty near potential output or the natural unemployment rate, whichever you'd want to put it. We do see some risks to the Estonian economy. Finland could contract. The economy is weak there, as you know. Or we could have slower than expected growth in some of your other neighbors, such as Sweden or Latvia. Trade shocks from Russia are also a possibility. But I think the biggest risk we see is a domestic risk of sort of overheating with wages rising faster than productivity, and that this could threaten competitiveness, which is, of course, very important for a small open economy like Estonia. In terms of policies, we think the budget is very appropriate for this year. But more importantly, we think the medium-term budget framework that you've just recently put into place seems very prudent and should be maintained. The targeting of a structural surplus should further build reserves for the Estonian government and prevent unsustainable spending in good times, as well as allowing automatic stabilizers, sort of deficits caused by reductions in taxes or increases in benefits that are automatic, like unemployment, to work. We see the financial sector policies here as very good, particularly with the upcoming legislation on macroprudential policies. But there's a lot of work to be done to integrate the Nordic-Baltic banking structures with the banking union structures. That will be possibly a challenging set of discussions over time. I had mentioned that we were close to the natural, or our view is that you're close to the natural rate of unemployment earlier, but this is unfortunately high rate of unemployment to be stabilizing at. So our view is for the longer term that there's more work that could be done to reduce what we call the structural or natural rate of unemployment. Over the medium term, this would involve, in our view, looking into most likely more on training and addressing skills mismatches on the one hand, but also possibly lowering the tax wedge, the difference between what the employer's cost is and what the workers get, particularly for lower wage workers. And I think I'll just stop there since, again, you have our statement. Aitäh. Ma ei peaks ise sõna võtma, aga kui peremees lubab, kes on Eesti Pank siin, siis ma räägiks, et mis see põhiline meeleolu IMF-i kuulates on ikkagi see, mis muidugi, et koalitsiooni läbirääkimised nendega oleksid väga kiired ja tulemuslikud. Vaated Eesti majandusele ja majanduspoliitikale on äärmiselt sarnased ja alati on hea kohtuda. Kolmanda poolena võtaks juurde kindlasti OECD. Iseenesest võib öelda, et need aastate jooksul toimunud läbirääkimised on väga hea selline taust Eesti riigi juhtimisel olnud. Me teame, mis peaks tegema ja me vastavalt võimalustele oleme ka püüdnud teha. Majandusprognoosi esitab valitsus Rahandusministeerium aprillis, sellepärast ma neid numbreid kuidagi hindama ei hakkaks, aga võib-olla kommenteeriks seda kasvu ennast, et eks me omavahel ka vestlesime ja jõudsime kindlasti ka tähelepanekuni, et nominaalne kasv ei ole alla ootuste ja viimaste päevade
kommentaarides on väga teraselt seda ka märgatud, et meil on reaalkasvu ja deflaatori selline teatav vastuolu, et me ei näe reaalkasvu justkui, aga deflaator on väga suur, selles on omad statistilised põhjendused ja me peaksime oma tähelepanu sellele pöörama. Samas on see seotud ka muidugi selliste hindadega, millest siin jutt oli palgakasvust ja tööpuudusest, mis on üks suuremaid makroküsimusi kahtlemata. Meil võib-olla on siin natukene teistmoodi vaadet IMF-iga, et on tõsi, et palgakasv on olnud väga kiire ja see on ka siis nominaalkasvus kajastunud, aga kas me seda jälgida suudame, on meie avatud ja väga paindliku tööturu puhul hästi küsitav. Et meil on kõrval siin suur tööturg, kes meie tööjõu ära meelitab ja sellepärast on hästi raske kõigil tasanditel vältida palgatõusu, see on surve. See on surve ka avalikus sektoris ja eitada seda, et avalikus sektoriski inimesed tahaksid üldise heaolu kaasas käia, me ei saa. Küll aga me oleme võtnud kindla hoiaku, et avaliku sektori palgad ei peaks olema surve erasektorile ja hoidnud seda tempot ikkagi maas võrreldes erasektoriga, keda välistegurid kindlasti rohkem survestavad ja ka see ütleme siis see tööjõupuudus, mis paljudes valdkondades on tõsiasi, riigisektoris pigem mitte. Eelarve vaadetelt hea on kuulda, et soovitatakse samamoodi jätkata. Vastab tõele, et see samamoodi jätkamine tähendab ka väikest kõhklust alati, et mis asi siis see struktuurne eelarve tasakaal on, kui täpselt me suudame seda jälgida. See on ikkagi üsna uus paradigma eelarvepoliitikas, aga ta on hädavajalik jälgida. Peame kogu aeg vaatama, et me ei ületaks sisuliselt oma võimalusi kulutustes. Ja teine, mida me peame vaatama, on siiski ka nominaalne tasakaal, seda ei tohi alahinnata. Nominaalse puudujäägi probleem meil on alles, isegi kui me struktuurselt saame tasakaalu või natukene ülejääki, ka sellega tuleb tegelda. Ja mingit sellist olukorda meil majanduses ei ole, arvestades nominaalkasvu, kus peaks kuidagi kunstlikult siis riigi kuludega majanduskasvu üleval hoidma. Nii et konservatiivsus on igatahes tõsiasi ja eraldi teemana, kus tahaks veel IMF-ile nagu nõusolekut ja toetust väljendada, on maksupoliitika. Ka IMF juhib tähelepanu sellele, et tööjõumaksud on meil majandusele koorem ja seal alandamine on asjakohane. Nad eraldi rõhutavad siis madalapalgaliste maksukoormust, kus meil on ka siin omad mõtted, aga eriti meeldib mulle see koht, kus osutatakse samadele asjadele, et ühelt poolt jah, maksuvaba miinimum tuleb tõsta, teiselt poolt on meil maksuerandid, nii käibemaksu kui ka tööjõumaksude puhul, mis väga selgelt lähevad sotsiaalselt valesti. Nad lähevad kõige ülemistesse detsiilidesse ja oleks väga hea, kui me sealt suudaksime siis maksukulust vabaneda ja selle arvel üldist tööjõumaksukoormust alandada ning eelkõige siis madalapalgaliste maksukoormust. Rõhutan, see puudutab nii siis tulumaksu kui käibemaksu, neid erandeid. Et maksuerandid oleks igal juhul selle maksustruktuuri parandamise üks ressurss, mida kasutada. Samas lõpetuseks ütlen, et ega poliitikas kunagi ei tea, valimiseelne aasta, valitsuse vahetuse aasta peab kahetsusega tunnistama, et
mitte kõik koalitsiooni läbirääkimised ei ole nii lihtsad, kui oleks IMF-iga. Aitäh. Aitäh ja tere tulemast ka minu poolt. Ma tahaksin eelkõige tänada härra Dorseyt ja tema meeskonda väga sisukate kohtumiste ning soovituste eest. Ja nagu härra minister juba ütles, on alati nagu hea võimalus saada sõltumatut vaadet, sõltumatuid hinnanguid. Ma arvan, et Rahvusvahelise Valuutafondi eksperdid on nende ala spetsialistid ja see on alati väärtuslik neid vaateid saada. Ma arvan, et Eesti Panga ja Rahvusvahelise Valuutafondi hinnangud Eesti majanduse olukorrale ja väljavaadetele on üsna sarnased, ka meie riskihinnangud on väga sarnased. Me samamoodi näeme, et mingit majanduskasvu kiirenemist nii käesoleval kui ka järgmisel aastal. Selle eelduseks on siis Eesti ekspordi ning peamiste kaubanduspartnerite majanduste elavnemine. Ükskõik, kelle prognoose me vaatame, kas meie enda prognoosi, ECB prognoos, IMF-i prognoos, need kõik viitavad sellele, et sel aastal, järgmisel aastal peaks toimuma teatud elavnemine, see võiks tõsta meie eksporti ja kui siis pikemas perspektiivis ka, kui ettevõtjad hakkavad rohkem müüma, siis nad hakkavad ka rohkem investeerima. Kui me vaatame välismaalt tulenevaid riske, siis need on pigem natuke allapoole, see tähendab, et tõenäosus on pigem, et on negatiivsemad stsenaariumid kui positiivsed stsenaariumid, et üheks riskiallikaks on siis ekspordi sihtturgude ebaühtlane areng. Siin on juba mainitud erinevaid naaberriike, kus mõnedes on juba olukord küllaltki keeruline, teistes võib see keerulisemaks muutuda, neid ei saa välistada ka Venemaa majanduse puhul. Kui me vaatame ka siseriiklikult, siis riskid on pigem teises suunas, et kui me juba näeme üsna kiiret või palgatõusu, mis eelmisel aastal kenasti ületas tootlikkuse kasvu, see võib hakata siiski lõpuks, kui see kestab, hakkab mõjutama meie konkurentsivõimet. Ja ma arvan, et erasektoris kujuneb palk turupõhiselt, sõltuvalt siis tööjõu kättesaadavusest, siin on igasugused demograafilised ja teised tegurid mängis ja loomulikult neid palku siis kujundavad tööandjad ja töövõtjad omavahel. Ma arvan, et siin selles kontekstis on vajalik lihtsalt säilitada teatud reaalsustaju, vaadata tulevikku kainelt ja siis kujundada palkade kasvu seda arvesse võttes. Siin on võib-olla Soome hiljutine näide on niisuguseks parajaks hoiatuseks, et ma arvan, et kui vaatad neid samu Soome panga analüüse, see näitab, et tegelikult just buumi tipus hakati väga kiiresti palku kasvatama. See on loomulikult positiivne lühiajaliselt, aga kui see nii jätkub ja siis see majanduskasv kadus alt ära, siis nüüd on praegu vaja seda tagasi kerida. Nii et niisugune korralik, aga tasakaaluline palkade areng on ilmselt meil kõigile lõppkokkuvõttes parem kui niisugune tsükliline kasv, kus ta kiiresti kasvab ja siis me oleme sunnitud seda kiiresti aeglustama kunagi tulevikus. Kui räägime fiskaalpoliitikast, siis me oleme nõus, et Eesti kui väga väikse avatud majanduse jaoks on majanduskeskkonna usaldusväärsuse tagamine vähemalt sama tähtis kui tsükli silulimine. Loomulikult peab vaatama, et fiskaalpoliitika ei ole nagu väga protsükliline, aga väikses avatud majanduses ka, kui mõtleks, et hakkaksid kuidagi liiga palju siluma, siis lihtsalt väga palju seda nõudlust lekib välismaale ja lihtsalt tähendab rohkem importi, aga seda väga palju sisemaale riiki ei jää. Ja nagu härra minister mainis, et struktuurse ülejäägi hindamine on küllalt keeruline. Me praegu näeme seda erinevad majandusnäitajad, kui me vaatame SKT kasvu ja vaatame palgakasvu, siis need võiksid väga, väga erinevaid hinnanguteni viia, nii et selle kõrval on alati kasulik vaadata ka seda nominaalset tasakaalu ja proovida niisugust tervikpilti luua. See on üsna keeruline selle struktuurse tasakaalu hindamine. Pikemas perspektiivis vaadates see konservatiivsus on tähtis ka sellepärast, et me teame, et meid ees ootavad teatud demograafilised arengud, nii väljaränne kui ühiskonna vananemine. Me teame, et kui meie majandus kasvab kiiremini kui Euroopa Liidu
keskmine, siis tulevikus saavad, ütleme, Euroopa Liidu rahad olema väiksemad, nii et tulevikus meil tulevad uued niisugused väljakutsed rahanduspoliitikas ja selles mõttes neid varusid praegu hoida, neid varusid praegu luua on kindlasti väga mõistlik ja need on meid hästi teeninud ka lähiminevikus. Majanduskeskkonna usaldusväärsuse hoidmine on tähtis ka praegu Eestis, eriti arvestades valitsuse vahetumist ja aasta pärast toimuvaid Riigikogu valimisi. Tulles finantssektori poliitika juurde, me näeme, et finantssektori olukord on hetkel tugev ja pangalaenude ligipääsetavus on hea. Jätkuvalt üheks Eesti finantsstabiilsust ohustavaks riskiks on Põhjamaade kiire kinnisvarahindade kasv, eelkõige Rootsis ja Norras, ja me teame, et meie pangad on ka Põhjamaade pangad. Siin, kui seal peaks toimuma mingi olulisem tagasilöök, siis see võib loomulikult vähendada majanduskasvu Põhjamaades, kes on meile olulised kaubanduspartnerid, ja ka mõjutada Põhjamaade pankadel turult raha kaasamist ja Põhjamaade ametkonnad juba tegelevad nende teemadega. Teiseks riskiks on viimase aasta jooksul Eestis kiirenenud kinnisvarahindade kasv ja positiivsena me näeme praegu, et pangad ei küta seda tagant, et tegelikult eluasemelaenude mahud ei kasva eriti kiiresti, need toimuvad teistel põhjustel ja me arvame, et pankade senine konservatiivne lähenemine laenu andmisel on õige ning laenu kasv on kooskõlas tänase majanduskeskkonnaga ja ma arvan, et ettevaates on oluline, et ei tekiks kinnisvara hinna kiire kasvu jätkumise ootust ja pangad jätkaksid senist ettevaatlikud hoiakut eluasemelaenude andmisel. Ja lõpetuseks pikema või struktuursematel teemadel on olukorras, kus tööjõukulud kasvavad kiiresti, on ettevõtetel võimalik oma konkurentsivõimet säilitada, suurendades investeeringuid põhivarasse ja meil kõigil võimalik seda tasakaalulist palgakasvu suurendada üldise tootlikkuse kasvu kaudu. Tootlikkus tuleb paljudest teguritest, paljudest reformidest ja ma arvan, et kui suuremad investeeringud ja jätkutootlikkuse kasv võib muuta seda praegust palgakasvu ka tasakaalulisemaks. Konkurentsivõime seisukohast on oluline ka see, et Eesti tööjõuoskused vastaks ettevõtete vajadustele ja nagu härra Torsi ütles, aktiivsed tööturumeetmed peaksid vähendama struktuurset tööpuudust. Sellega ma lõpetaksin ja oleme avatud teie küsimustele. Aitäh! Andke käega märku, kui teil on küsimus, oodake ära palun mikrofon, öelge oma nimi ja väljaanne ning kellel on küsimus suunatud. Liina Valdre, Postimees. Küsimus on rahandusminister Jürgen Ligile ja paraku ma pean olema ebaviisakas ja küsima teisel teemal küsimuse. Et kuidas te kommenteerite tänast Siim Kallase otsust loobuda valitsuse moodustamisest ja keda te tahaksite näha või keda te näete võimaliku uue peaministri kandidaadina? Ma ei tahaks olla ebaviisakas ja juttu mujale viia, aga ma ütlen veel, et see, mis me siin täna kuulsime Eesti majanduspoliitikast, peaks igal juhul olema järgmise ja ülejärgmise valitsuse põhiline nurgakivi ja aidake seda kaitsta. Ott Tummels, Bloomberg News. I have a question to Mr. Dorsey. It looks to me that you do agree with the central bank, basically, that the risks, growth risks, are basically stemming from the domestic side, and you see a risk of domestic overheating. But it seems that you do disagree on the external issues. You seem to look at the external trade as a negative risk as opposed to the central bank. Could you explain? I don't think we disagree. We see both positive and negative risks. If Sweden or Latvia does better than expected, or Finland, reverses and growth picks up, obviously that'll be
good for Estonian exports. On the other hand, Finland could weaken more. There could be, as the governor said, problems with Swedish housing. These are well-known issues that could spill over into Swedish demand for Estonian exports or Swedish investment in Estonia. And, there are other shocks potentially from other trade partners. So, no, my understanding is we're very much on the same page on risks. I can just confirm that I think maybe I didn't make myself clear, but I think when we look at external risks, what I tried to say is that the balance of risks we see is also on the downside, that they're more likely to be slightly negative scenarios than slightly positive scenarios. And we've had good performing. We benefited in recent past from having a generally better than average environment, and now we face some of the countries in the region are not doing quite as well. And so I think the balance of those risks is again on the downside, so we're on the same page.